No tere, kallid sõbrad, rõõm on taas olla teie ees. Meelelahutaja ajakirjanik BSH tuleb korraks kapist välja, sellepärast, et ma tundsin, et on aeg teha uus podcast, mille pealkirjaks saab Sinu Glow Up 2026. Ja miks Sinu Glow Up 2026 on see, et ma tunnen, et ma olen ise oma Glow Up teekonnal juba piisavalt kaugel, et nüüd on täiesti asjakohane juba jagada ka sulle soovitusi, kuidas võtta oma elust maksimum ja asuda teele. Ja esimeses episoodis kutsun endale külla ühe naise, kes tunneb mind aegade algusest saati enne seda, kui ma olin BSH, ja teine naine, kes on küsimuse vastus, kuidas ma oma näonaha sain selliseks, nagu ma sain. Ja ma väga tänan ka sponsoreid, kes on alati minusse uskunud, loomulikult Aquile ja ka Northern Beauty ja erinevaid auhindu jagan samuti terve hooaja jooksul välja. Ja muuseas, ma olen täna siis No Makeup ja tere tulemast 2 inimest, kes vastutab väga suurel määral selle eest, et mu näonahk näeb välja selline, nagu sa näed. Tere tulemast, doktor Alina Brock ja kosmeetik Kelly Belgram. Appi kui tore. Ootame, et Brock paneb jalanud ka jalga. Nii. Aga kas ma näen okei välja? Väga, issand loomulikult. Kõigepealt ma pean alustama. Kallid sõbrad, ma pean kõigepealt alustama sellega, et see, et teil on ilusad näonahad, ei ole mitte kellelegi üllatus. Kuidas teie juuksed nii ilusad on? Geenid. No minul on väga kehvad geenid juuste poolt, aga mul on viimased 2 last selle teinud. Ja ongi just parem. Ja ma tean, Kelly soovitas, et selleks, et tema sai juuksed kasvamast, sa võtsid neid rasedusvitamiine. No, ongi raseda ja imetava ema vitamiinid ja mulle tundub, et need Elevit, see kõige lihtsam toode on aidanud mind. Ja. Võib-olla tegelikult elustiili muutus ka ikkagi. Kindlasti me jõuame sellest kõigest rääkida. Ma ütlen, mul on nii palju teemasid ja küsimusi ja ma ütlen siis veel kord doktor Alina Brock, nahaarst, Medemiskliinikus oled nüüd, ja siis Kelly Belgram, Eesti üks tuntumaid kosmeetikuid, auhinnatud kosmeetik. Ja esimene teema ongi geenid. Kuidas meie siis teiega kokku puutusime, oli see, et ma hakkasin käima kosmeetikus sinu juures ja doktor Alina Brock 2025 aastal, siis sina oled see inimene, kes pani mulle peale Roaccutane kuuri. Esimene küsimus, kas akne on geneetiline? Ja 80% ulatuses on geneetiline. Ja võib-olla see teeb mind natuke kurvaks, et viimastel aastatel liigub see pigem fookus patsiendi enda peale või inimestele surutakse, et sa sööd midagi valesti, äkki sul padjapüürid on, ma ei tea, valest kangast ja siis või äkki sa mõtled üle, vaata see body positiivsus. Tegelikult akne on diagnoos haigus L70 ja siis vaata, kui sa näed, et inimene on kukkunud ja siis ta lonkab ja sa ütled, kuule, sa ei vaja mingit arsti ega mingid abivahendid, lihtsalt mõtle ennast positiivseks. Et ikkagi, see on haigus ja siis mulle tundub, et jah, suurem osa aknest on kerge ja siis loomulikult kas apteegitooded või kosmeetikus käimised, nad võivad seda kompenseerida ja siis ta kasvab nii-öelda välja. Aga ikka väga tihti see on raske akne ja siis iga kaotatud pool aastat ikkagi töötavad patsiendi vastu. Ühesõnaga, geneetika võib olla põlvkondades tagasi ka või? Jaa. Ma olen oma vanematelt küsinud, vaata. Minul oli väga raske, 20 aastat väga rasket aknet. Oli, jah? Või mitte mis raskusastust räägime, muidugi minu jaoks raske. Selles mõttes. Aga ma vanemat ei ole kunagi olnud. Ja ma ei ole vanemalt vanaisad küsinud midagi, aga sellel ajal äkki ei ole. Et standardid on ka muutunud. Ütleme, et vanasti, kui sa just nagu su nägu ei plahvatas, siis kõik hästi, et mine kooli. Aga praegu noortel ootused vahel päriselt tulevad vastu, et tulevad lapsed või noorukid ja siis ütlevad, et mul kord kuus ikkagi mingi punn tuleb. Ja siis mõtlen, siis palju õnne sa oled elus, et see eriti just tüdrukutel ikkagi ühest punnist ei ole absoluutselt keegi killustatud. Jaa, ma olen täiesti nõus. Aga ma lihtsalt küsin, et huvitav, kas keskajal siis olid ka inimestel päriselt akne? No kindlasti oli, aga ma arvan, jah, see on nagu ei pandud tähele. Aga kas see akne on siis mingisugune geeniviga? Absoluutselt. Tead, praegu on isegi teada, et see on täitsa mitmel tasandil geneetilised määrad, et number 1, kui rasune on su nahk.
Need on need, kellel mida siis hakkavad muud asja mõjutama, vaata. Ja see on geneetilised määrad ja see ei ole testosteroon, vaid see on testosterooni suhtes retseptori tundlikkus, me ei saa seda mõõta, ma lihtsalt teame, et nii on. Siis number 2, kui suur on sulle näiteks, tekivad komedoonid, aga mõnedel on komedoonid, istuvad rahulikult 0 punetus. Just. Ja järgmine geneetilised määrade faktor on see, et kas sul selle komedooni ümber tekib plahvatus või mitte. Ja 3. geneetilised määrade faktor on see, siis kui see plahvatus on toimunud, kui see nagu suur ponni on tekkinud, kas jääb arv või mitte. Kõik 3 etappi on geneetilised. Ja see vist oleneb ka veel inimesest, mõnel jääb arv, mõnel ei jää arv. Jaa, sest seda teab vist kogu Eesti, et mina maadlesin oma aknega väga-väga mitu aastat ja ma ei jõudnud kelli juures lihtsalt ära käia, et see need punne tuleks. Ja ma ütlengi, minu puhul kindlasti määras ka elustiil seda rolli, et minu toit oli väga palju magusat, väga palju alkoholi veel, väga palju ebatervislikke tooteid, ütleme nii, et kas doktor Brock mul on õigus, kas Kelly mul on õigus, et kui su organismis on põletikku, akne on veel hullem. Täpselt sellepärast, nagu sa ütlesid ka, vaata, et geneetiliselt näiteks on ju, aga me suudame seda kõike hullemaks teha ikkagi. Kõige valega, mis me siis teeme, on ju, nii toit kui kosmeetika. 23% ongi see, et mida sa teed. 23%. Mina ütlen seda, et ma tulin siis doktor Brocki juurde vastuvõtule niimoodi, et ma olin olnud 5 nädalat palil, ma ei söönud gluteeni, piimatooteid, ei tarbinud alkoholi, ei söönud isegi, ma ei julgenud enam ühte kommi süüa, sest ma kartsin, et mul lõug plahvatab. Mina tegin ära absoluutselt kõik selleks, kõik kodused tooted, kõik hooldused, üritasin ma stressi maha saada, kui ma sain aru, et mina olen täpselt see klient, kes peab tulema sinu juurde. Ja neid ongi vaata selles mõttes erinevaid, et mul on väga palju tippsportlasi ja mul on väga palju 30-ndates naisi, kes Nad ei taha seda ravimit, kes tahab sel hetkel lapsi saada või kes teeb tippsporti või kelle ema on üldse selline, kes on ise uurinud, et ei, ma ei taha oma lapsele seda ravimit. Ma lihtsalt ütlen, et mina väga pooldan, kui on vaja seda ravimit, tee see ära, proovi, kui see aitab, kõik on hästi, mul on ülihea meel. Aga väga palju on need, kes ei saa seda teha ja kui ei oleks võib-olla mind ja neid häid kosmeetikuid, siis nad oleks ju unarusse jäänud. Ma olen nõus. Roakutaane kuuri tagasiside on see, et mina tundsin see, kas ma võin öelda, et roakutaane on, seda vähemalt ühiskonnas prevaleerib, et see on kohutav mürk. Kardame roakutaane. Ma olen nii tänulik, et sa kajastasid ja sa ütlesid, hei, ma jään ellu ja täitsa teostatav, sest väga tihti, kui patsiendid tulevad, just täpselt emmed on mega hirmul, et ma ei tea, et mingi, mürk, et pärast kõik lapsed on, moondatud ja siis tulevast põlvkonda ei ole üldse oodata. Ja ka tegelikult see aine organismi sees ei kogune, see ei mõjuta ei emaga, ei munasarju ja siis, kui ravi on lõpetatud 6 aega, totaalne washout ja siis sellest ei ole mitte midagi enam jäänud. Jah, ma olen nõus, aga ma võtan siin võib-olla veel kokku enda kogemuse, et esiteks aitäh, doktor Brock, et me kogu aeg mängisime minu kogustega, eks ju, et lõpuks mina näiteks tundsin seda, et ma ei ole ju kunagi haige. Mina seostasin oma peas, et ma hakkasin jääma, ma ei tea, mu immuunsüsteem kuidagi nõrgenes ja ma ütlen, et need kohutavalt kuivad huuled, see oli nii õudne, oli see 3 kuud. Igal ühel mõjub eraldi. Mõjub täiesti erinevalt ja kuidagi, ja ma ütlen ka, pohmell oli nii õudne, et ma lihtsalt sellest ajast alates enam ei joo, aga tagasi vaadates, kas 10 aastat ma päriselt harjusin elama niimoodi, et ma kartsin, et appi, kas mul on homme punn ja ma kuidagi pidasin seda normaalseks, et kus mul nüüd jälle kuskil telesaates mingisugune punn, et ma helistan Kellile, võtan nüüd kiirelt ära, Kelly võtab ära, et ma olen sellest vaba. Siis ma mäletan, sa tulid ja siis alguses sa vist oled ka kõhklema, et kas ikka, ja mõtlesin, kuule, sul on nii palju neid põletiku, sügavaid punist, see on see küpsis, see raudselt äkki, ja see oli, see on nagu, come on, see on normaalne elu, kui sa võt päevast küpsis, siis nagu see ei ole veel midagi karistatav, et kuidagi mulle tundub hästi palju neid, ma näen seda nii akne puhul kui ka psoriaasi puhul, näiteks normaalses kehakaalus, normaalne toitumine, füüsiline aktiivsus, you name it, she has it, ja siis ta ütleb, miks see psoriaas ei lähe ära, sest see on haigus ja meil ei ole alati võimet iga seisundi puhtaid eluviisiga välja ravida. Ja siis inimesed lähevad enda suhtes veel karmimaks, siis jääb ainult kana ja tatar ja elu islab ära ja siis nagu otse paind, et see still work. Ma arvan, et akne teema lõpetuseks ongi iga patsient või iga inimene proovigu oma toitumine ja elustiil saada võimalikult korrektseks ja viisakaks
ja kui siis ka ei aita, siis tasub minna, muidugi minge kosmeetiku juurde, hea puhastus. Samal ajal, kui akneravi käib, siis tasub ka tegelikult kosmeetiku juures käia häid tooteid kasutada, sellepärast et siis on leebemalt see kõik möödub. Okei. Ja ühesõnaga, aga ma ütlen, et tegelege sellega, sest ma olin 30, kui ma sellest lahti sain. Ma ei saa aru, miks ma kuidagi varem juba ei jõudnud sellega lihtsalt lõpuni ära tegeleda. Küll aga mitme protsendil üldse on akned? Nendega me rääkisime juba ära. Noortel 80, ma ei tea, kusjuures meil oli just loeng, konverents oli ja siis ma küsisin või siis saatjad küsisid, et kui paljudel teist oli akne. Ja mulle tundub absoluutselt iga inimene, no suuremas oli naisi, iga inimene tõstnud kätt, et oota see, mis on paberi peal statistika ja siis oota, kuidas me mõõdame, et kellel on akne. Sa lööd see naha probleemi vareva. Kunagi keegi ütles, et 10% maailmas on ainult ilusat nahka, ehk on tervet nahka. Seda on seda, et väga palju on meil probleeme, mitte ainult akne. Eks ju. No aga kui me punnidega saame siis ühele poole, et punnid tulevadki siis kas geneetilisest, ma ei tea, koodist või elustiilist, siis meil on täna tohutult palju kajastada ka seda, kuidas naisena tuua välja oma ilu veel suuremal määral. Ja hakkame pihta, mul on siin tohutult hashtag'e. Esiteks, kui oled 20-aastane naine, võtame 20, 30, 40, teeme protokolli ja 50 ka. Kui sa oled 20, mida sul vaja on? Võta vett muidugi. Ma ei saa seda lahti. Ei saa või? Oota, ma aitan sind sellega. Akvilee aluseline vesi, kõige parem asi, mida juua. Jah. Sa teed ka trenni nüüd Amani juures? No alustasin. No õige. 20, 30, 40, 50, mis on eripära? Suured ahed on ju ikka. No, kas Mina ütlen, et 20 ja 30 on ikka väga hästi veel, kui me räägime mingist kortsudest või asjadest. Mina 30 oli mul väga ilus. Samas 20, see on täpselt see, kus paljudel veel on akne. Ja siis vanemad ka muidugi. Ja kõlavad inimärjel kontrolli, ma ütlen, aga vaata, sul on akne. Ai, no ma juba leppisin, et siis, kui ma olen suureks, ma teen laserilihvimist. Aga tegelikult laserilihvimine on nii valus ja nii kallis ja nii pika taastumisega, et miks mitte tegeleda. Et mulle tundub, et iga nooruk kuni 20 ja 20+, kui sul on akne, tegelikult sa pead sellega. Mida nooremalt ära teed, selle probleemiga tegeled, seda parem tulemused on. 20 ma olen lugenud, et põhimõtteliselt puhastus, niisutus, SPF, aga tahavad rohkem teha. No muidugi. Ja ma nägin ka juba Instagramis mingid 13-aastased juba selles mõttes, ma ei tea. Mis on väga halb minu arvates. Ja loomulikult, issand jumal. Öeldakse kuni 20-aastaseni tegelikult nahku ei ennast ise niisutada veel, ta ei peaks üldse mingi kreemi. Sul seda nimetakse dermoreksiaks, et täitsa nagu oma ette. Nagu ülepanemine. Ja ma umbes saan aru, kus dermoreksia. Selline see. Et ühesõnaga, ja ka 30. No 30 juba. Kas 25 ei ole mitte see, et öeldakse, et peab silmakreemi panema või? No mina 24-selt alusin, ma ütleks küll, et mul on väga ilus silmaümbrus selle kohta. Et ma 40 nüüd olen. Okei, silmakreem lisandub. Mitte, et nagu teatud spetsialistid kuulsad ütlevad, et ärge oske silmakreemi, see ei aita teid. Mina arvan, lihtsalt see järjepidev selline endasest hoolitsemine on aidan mind praeguseks. Mitte see, et ma ostan silmakreemi ja sõdub kortsu ära, vaid see, et ma tegelen niisugust asjadega. Mul on nagu sees see juba. Aga samas ka paljud nahaarstid ma olen kuulnud, et ütlevad seda, et silmakreem on lihtsalt kontsentreeritud versioon. Ei kasuta. No ma räägin, mina kasutan ja ei kasuta. Selle müügitöö täpselt, nagu toonikud ja silmakreem, mulle tundub, et on teitsa asendatav. Ma ei ütlen, et on kehvad. Lihtsalt mulle tundub, sa saad suht samasugust naha kvaliteedi teiste ainetega. Aga vaata, see ongi täpselt, sa pead olema piisavalt tark. Näiteks vaata, ma kasutan retinoide, retseptiratsiooni pidavalt. Ja siis võib-olla vaata, kui ma kreemitan näiteks need kohad ja siis mul midagi näppudel on jäänud ja siis ma natuke tupsutan ka need kohad. Või siis vastupidi, mõnel on lihtsalt nii rasvased näokreemid, et see ei ole hea, et sellega silmaümbrusesse lähed. Okei, mis on veel silmaümbrustest rääkides? Need keelpadjad, ma arvast need ei tee ka mitte midagi, ma olen proovinud sadu. Ma arvan lihtsalt, võib-olla kui sa oled kuhugi minemas, siis ta natuke ikkagi aitab. Ta niisutab, et neid jääks paremini, mina ütleks seda, et mida rohkem sa kasutad, ära ei võta, et mida rohkem sa niisutad, seda rohkem sa saad panna puudrit, aga siin tuleb juba meigi aspekt mängu. Minul on olnud eluaeg tumedad silmaalused. Ma olen käinud ka 2 korda laseris. Ei aita. Ei. Mida ma teha saan? Vaata. Lihtsalt nagu, kas ma saan midagi teha ja ma tean, mulle väga paljud kirjutas, teil on sama mure. Mina olen oma karjääri jooksul kogu aeg oma klientidele öelnud, kui sul on geneetiliselt silmaalused tume,
siis sa saad ainult ennast meikida. täpselt, õige, concealerid peab aus olema, jah. sest vaata, see ongi see, sul lihtsalt on vähem raskude või siis muud kude, mille all, täpselt, ja siis sul lihtsalt paistab rohkem, mis on seal all. Ja no iseenesest, kui sa paned hästi palju seda hyaluroonhapet ja mitte ainult see hyaluroonhapet või soodium hyaluronaat on vist see väikse molekulaarne hyaluroonhape, siis loomulikult ta annab natuke tursed. Ja mina ka kasutan selliseid patši täpselt enne, no täna mul said otsa, aga muidu ja kasutan, siis need annavad tursed, aga see natuke tuhkatreenu lugu, see annab tursed, siis kui see on mingi mikromeeter paksemaks nakk läinud, siis transparentsus on vähenenud ja siis korraks see tundub nagu neid ei oleks. Aga see Lühiajaline. lühiajaline. Lühiajaline, selge.